me jõuame ükskord nii kaugele, et klubis oleks peegel seina peal? Meesteklubis? Aga loomulikult, kus ma siis muidu vaatan? Äkki ma olen juba eurooplane valmis? Mis ma enam pingutan? Seda sa ei näe. See on sinu sisetunde küsimus. Tegelikult ma tahaks sellel hetkel peegli ees olla, kui ma eurooplaseks saan. No, et tunneks selle surraka ära. Pole sul mingit peeglit tarvis. Nüüd sa vähemalt vaatad ka põhikirja. Mis asja ma sellest põhikirjast vaatan? No, klubile on põhikiri sama, mis kirikule pühakiri. Mõnedanai valguses ütles heas vormis. Peabki olema juubeli jaoks. Kes siis Euroopast ka juubelile tuleb? Täna teeme ilma külaliseta. Miks külaliseta? Näed, see siin on minu ettekanne. M-klubi, 100 päeva, tendentsid, trendid, suundumused. Nii paks. 8 tundi ilma vaheajata. Ja kui külalisel tõlkida, siis 16. Sünkroontõlkega saaks. See on liiga kallis. Ja pealegi minu kõne, see on rohkem kui kõne. Seal on ka mõtted sees. Ma püüdsin minna, kuidas seda nüüd öeldagi, sügavuti. Süvitsi. Jaa, kohati isegi süvitsi. Seal on peale arvuda veel ilusaid võrdlusi, kujundlikke ütlemisi, isegi üks luuletus. See, mille ma eelmine kord tegin, esprit kikereki. No jah, seda ei saa ju tõlkida. Sellest jääks midagi järele. No, hea luule on üldse tõlkimatu. Näe, Marcel, pane need üles. Kuhu ma need üles panen? No vaata ise, peas, et ruum oleks pidulik. Ruum, pidulik. Mis sa lõhud siin? No. Mis see on? Nüüd on pidulik. Mis mõttega? Ei mina tea, küsi Marki käest. Marcel, No mis on? mis see peab tähendama? See ruum on nüüd pidulik. Mitte see ruum, terve klubi. Meil on 100 juubel, see on Rooma 100. Aga meil ei ole Rooma klubi, meil on M-klubi. See ongi M ja 100. Ma mõtlesin seda nii. No jah. Täna süüa ei tehtagi. Ma ära teeb. Oled sa kindel, et ta teeb? Süüa. Mis see on? Makk. Mis asi? Makk, verivorst, noh. Valge. Nojah. Kus veri on siis? Ühes õiges Eesti verivorstis verd ei olegi. Mis on tast nii nühitsud? Puhas peab olema. No kaua ta sul ikka seisab? See on põhimõtte küsimus. Vaata, ma olen Euroopas rännanud, sa tead, eks ole. Ja kui ma sealt poolt tulen, siis minu jaoks lõpeb Euroopa Saksamaa piiril. Poolast alates hakkab mingisugune hais. Ja mida rohkem ida poole tuled, seda vängemaks hais läheb. Alles seal tagapool Uraale kaob ära. Siberi taiga neelab ära. Nii et kui me ikka Euroopasse läheme, siis... Siis puhastame peldikud ära. Vene sõjaväepolügoonid muudame golfiväljakuteks ja külvame muru. Kuule, tahad ma ütlen sulle ausalt, miks ma valisin muru endale elutööks? See ei olnud mul mingi lapsepõlve unistus. Noorpõlves ma ei teadnudki, mis muru on. Jalad alla tundsid, aga ajusse see ei jõudnud. Inimene oli mulle hulga tähtsam. Ajalugu. Et kuidas inimene nii lollisti elab. Sajandist sajandisse, aastast aastasse. Ainult kordab oma vigu. Ja mina valisin looduse. Ja ma ei kahetse. Ja nüüd uurid eluaeg oma muru ja... Ja olen eluaeg aus.
ajalugu võib nüüd ka ausalt uurida, aga sa ei saa, sa ei oska. Sina oskad, näe, võta tee puhtaks. Mina. ja sina ju ka. Tunnista üles, et tegelikult tahtsid ta näitlejaks saada. Ma olen lapsest saadik ainult tantsu õppinud. Pärast oleksid võinud näitlejaks õppida. Aga sa ei tahtnud lavalt neid punaseid sõnu ütelda. Tunnista üles. Tead, kui raske mul on, kui mul vanad sõbrad vastu tulevad ja ütlevad, et sina ei teinud Eesti iseseisvuse jaoks midagi, sina tantsisid balletti. Aga tegelikult ma ütlen sulle ausalt, mina tantsisin Eesti vabaks. Mitte mina üksi, aga tead, kui ma sirutasin oma jalga, vaat nii, no, siis ma sellega nagu andsin Nõukogude võimule otse tagumikku. Rahvas sai sellest aru, meil oli tark publik, väga tark publik oli. Mina ei ole balletti vaatamas käinud. Ja need valitsuskontserdid. Ma mäletan 1980. aastal Linnahallis oli kontsert Eesti NSV 40. Ma ütlesin neile, kui te üldse tahate, et ma teile tantsiksin, siis ma teen ainult pähklipureed. Ja kujutad ette, ma surusin selle läbi ja siis ma tegin neile nii äbariku pähklipureja. Kõik said aru, mida Nõukogude võim inimesega teeb. Ja nüüd ei taha paljud inimesed meeldegi tuletada, mida see kõik tähendas. Tee puhtaks, et kõik valge oleks. Ma lähen vaatan parem, kas süüa saab. Euroopa. No mis sai see on? Koeravorst oli vanast seda värvi. See 50 kopikaline. Maksa vorst. Koerad ka söönud seda. Tagur pidi panid tagasi selle juurest. Paremad koerad läksid Eestist minema. Jätsid kodumaa maha. Mis? Ma pean jälle sööma seda. Koeravorsti. Ja meil on juubel. Selle peale sai mõelnud. No, kas midagi on valmis? Väga hea küsimus. Näe. Vaata. Nii palju on valmis. Püha jumal, mis asi see seal on? Väga hea küsimus jälle. Näed, Euroopa ei tunne sinu vorste. See pidi olema verivorst. Kus see veri seal on? Verd ei ole. Verd ei ole. Tapsid oma sõjad ära ju. Siis ise ei tapnud. Aga mulle ütlesid, et ise ma hakkasin sind juba austama. No ma oleks muidugi ise tapnud, aga mul ei ole sükst ruumi kodus. Praegu on ju kõvad euronormidega sigal pole või reostada, pead ikka tapama ja viima. Jah, ja see on meil nüüd siis pidusöök. Sina lubad niisugust asja? Ma arvasin, et ta saab ise aru. Nii. Eesti toite me enam ei söö, jah? Mitte seda, aga... Mis? Öelge otse välja. Ma ei tee siis enam sükst matsi toitu. Ma söön ise ära selle. Tulge vaadake, mis meil on. Kus see tuli? Ma tulin just altkorruselt, lõpetasin oma töö, jäi millegi üle mõtlema, sulgesin korraks hetkeks oma silmad, võib-olla kangastus mulle pilt lapsepõlvest. Ma küsin, et kust see tuli? Ma käisin all, ma tulin tagasi ülesse ja see oli siin. Noh, mis te vahite siis? See on kingitus, tehke lahti. Pikali, pomm, pikali. Mida? Lollid olete või? Tule sealt ära. Mis sa arvad ka, et on pomm või? Tiksub ju. Mis siis las see tiksub? Mängi. No kuulge, te olete targad mehed, mis te nüüd tõesti arvate, et keegi hakkab meile pommi panema. Teatama peab ikka. Hallo politsei, ma räägin M-klubist. Teile pandi pomm. Mis sa ütlesid? Ma ütlesin, meile pandi pomm. Sa ütlesid teile pandi pomm. Ei, ma ütlesin, meile pandi pomm. Sa ütlesid teile, see tähendab politsei. Ma ei saanud öelda teile, kui pomm pandi meile. No väga hea, noh. Siis ei tule politsei siia nukkima. Ma teen siis lahti. Vii välja! Viin või? No ma ei usu, et see on pomm. Igaks juhuks. Vii välja. Vii prügikasti. Noh, tehke uks lahti.
tõeline M-klubi kohe. No ma ei vii siis välja või? Miks pärast ma pean üksi päin õhku lendama? Lendame siis kõik koos lakke. No ei ole siis julgeid mehi või? Ilusti tiksutad. Puhas heli. See on uus masin vist. Nii, jätkame. Rahulikult, teeme edasi. nii, teeme edasi, kuni politsei tuleb. Mis politsei? politsei tuleb, vaatab, kes teda siin ähvardas. Mis nad võtavad numbri välja? Miks numbri välja? Sa helistasid, ütlesid M-klubist. Kas mul on tõesti juba psühhosteenia? kunagi me näeme niisugust Eestit, kus me niisugust pilti enam ei näe. Nii kaua pussib, kuni õhku lendab. Ja projektori lamp läks. Vaata, kas mul on tagapool kõik kaardist või ei ole. Teed seal? Ilus peegelpoisid tahtsid ära visata. Kes ütles, et on pomm? Mina ei öelnud. Mina ka imestasin oma vaiksel moel, et mis pommist te räägite? Kes siis ütles? Mina ka ei saa aru, kus siuke rumal jutt võis tulla. Ise sa ütlesid. Mina. Muidugi viskasid ennast põrandale maha ja karjusid. Ma pole elus ennast maha visanud ja karjunud. Aga mis siin imestada? Praegusel ajal on kõik inimesed selle ähvardamisega nii hellaks tehtud. Ma saan aru, tsiviliseeritud maades on ikka niimoodi. Kõigepealt tehakse pauk ära ja alles siis helistatakse. Meil on niimoodi. Me teie kõigepealt helistame ja siis jääb pauk üldse ära. Te visati minema. On ilus. Ära vaata ennast. Vaata peeglit. Aga kes selle kinkis? Mis tähtsust seal on? Peaasi, et oli hea inimene. Miks kinkis? Ja miks meile? Vaat. Muugalt me hakkasime minema, siis käisime Marokos, siis käisime Mauritaanias. Ja täna ma näitan teile, mis arvad, mis koht see on. Mina tean. See on ju Monrovia, Liberia pealinn. Kas sa tead, kelle auks Monrovia oma nime on saanud? Kust mina tean? Sa küsid jama. Väga tuntud isiku auks. Monroe. Marilyn Monroe. James Monroe, Ameerika president, mõnda asja võiks ikka teada ka. Aga ükskõik, Monrovias tasub igal juhul käia, kusjuures ma nii omavahel öeldes, tead, Monrovia naised. Monroviast ma võin lõpmatuseni rääkida. Ma ei vaata. Nii. Vaadake nii. Единое случайно завелось. Душа сгорит, нальется
свое сердце ядом, так тяжко, тяжко станет, что молотом стучит душа укором и проклятием, и душит что-то, душит, и голова кружится, в глазах дитя окровавленное. Вон там. Что это? Там, в углу. Движется, растет, близится, дрожит и стонет. Чур, чур! Не я твой великодел! Чур, чур, дитя! Не я! Не я! Воля народа, чур, дитя, чур! No nii. Te kuulsite ühte mõjumat bassiaariat kogu maailma ooperiliteratuurist, nii et kes on praegu juba kuuldu mõju alt vaba ja suudab oma arvamust avaldada. Palun, Mahara. Sa vabanda, et ma niimoodi küsin otse, aga see oli vene lugu. Ja laulja oli ka vene. Rohkem mul küsimusi ei ole. Ei, ja mitu punkti? 0 ei saanud. 0 meil ei ole. Pool punkti. 1 punkt. Aitäh. Maheralt 1 punkt. Nii. Magister? See ei olnud just ka nüüd nagu päris minu maitse, aga see selleks. Ja minu meelest ei olnud muide see lugu ka väga venelik, sellepärast minu teada oli Boris Godunov, tsaar Boris Godunov, hoopis tatarlane. See selleks. Venemaa on bassidema, muide Nesterenko sündis samal aastal, kui suri Šaljapin. Aga tegelikult see lugu tekitas minus hoopis ühe teise küsimuse ja nimelt. Mis on ühist Jodesänil, Elvis Preslil ja Modest Mussorgskil? Minu käest küsid. Come on, muidugi sinu käest, kelle käest siis veel? See on sinu saab ühist olla siis Elvisel ja... Modestil ja muide ka Võssotskil. No mis sul on? Mis sa arvad? Nad kõik surid 42-aastaselt. 2 punkti. Minu arvad? Kui tohib, siis ma räägin rohkem muusikast. Jaa, muidugi. Ma ühinen nendega, kes ütlevad, et Nesterenkol on tark hääl. Ja mind on alati võnud tema hääle selline vaskne kõla. Aga kui ma võrdlen teda Paata Burtšuladžega, siis ta jääb minu jaoks jahedaks ja naiselikuks. 3 punkti. Nii, 3 punkti, suur tänu. Marki? Mulle ka lugu meeldis, aga ma annan siiski 2 punkti ja ma ütlen ka miks. Nojah, sa ütled nüüd, et see ei ole Euroopa muusika. No aga ei ole ju. No kuule, aga Nesterenko kui laulja? Minu arust oli Nesterenko huvitavam siis, kui ta laulis Pojuchi gitaaris. Nesterenko ei ole mitte kunagi laulnud Pojuchi gitaaris. Kõigepealt ta laulis Leningradi väikeses ooperis, peale selle oli Kiilevi nimelises teatris ja alles siis ta läks... Golubõi gitaarisse. Suurde teatrisse. Ma vaatasin ka, et siin on mingi väike vastuolu. Et hääl on madal, aga tase kõrge. Kus ütlesin praegu jälle hästi. Aga ikkagi, juba 2 punkti. Marki, siis 2 punkti. Aitäh. Majesteet. Väga harmooniline, väga tasakaalukas, tõeline maestooso. Väga õnnestunud valik. 4 punkti. Aitäh. Marcel. Vaata, kui mina seda lugu kuulasin, siis minul tuli meelde, kas see oli nüüd
1988. aasta kevadel. Me seisime akadeemik Lõssenkuga parasjagu Le Havre'is. Me viisime Prantsusmaale Põltsamaa veini ja pidime söelaadungiga Kuubasse edasi minema. Aga seal oli parajasti sadama tööliste streik. Ja me ei saanud minema ja maale ka ei saanud. Istusime niisama, võtsime viina, tagusime turrakad, kui Ženja Nestirenko, meie kapteni abi, igavene maru mees. Kuule, mitu punkti ma küsin? 1 punkt. Tuli meie juurde ja ütles, et kuule, Slušej, Estonets, et tahad Arne Mikku lavastust näha? Et ma annan sulle 2 vaba päeva. Tuli välja, et Estonia oli parasjagu Boris Godunoviga Pariisis. 1 punkt. No aitäh. Mussorgski kogus keskmiseks indeks 2,17 punkti. Mussorgski asus teisele kohale ja jagab Freddie Mercuryga 2. kohta. Ja Mancini langeb edetabelist välja. Kelle lugu see Mancini oli? Mancini, Marquis lugu. Väga mage lugu. Härrased, mõttekaaslased, mehed. Meie M-klubi on täna koos 100. korda. Reede, 11. veebruar 1994, päev, mil me esimest korda kokku tulime, läheb kuldsete tähtedega kirja M-klubi ajalukku. Ma ütleksin veel paremini. Pärast 11. veebruari 1994 ei ole Eestimaa enam endine. Seepärast ehk tasub meenutada, millega läks ajalukku too karge talvepäev, mida täna vaevalt keegi mäletab. Sula oli. Too karge talvepäev ei olnud Eestile kerge. Veel terve päev tuli oodata Lillehammeri taliolümpia algust. Veel viimast päeva püsis marjapood ning just tol päeval valiti Roman Nubakivi Eesti jalgpallikoondise peatreeneriks. Tuli sula lumi, tuli koos virtsaga üle kummiku, kõik oli täis. Sellest päevast alates ei ole Eesti mees liikumine enam sõnakõlks, vaid meie tegelikust reaalselt kujundav jõud. Mis aga oli see jõud, mis sundis meid 7 esimesel pilgul nii erinevat meest koonduma, ühinema, liituma? Ei, see polnud hirm. See oli ohutunne. Me kõik olime jõudnud äratundmisele. Oli alanud Eesti liikumine Euroopasse, ilma et meilt, Eesti meestelt oleks küsitud, kas me oleme selleks valmis. Eesti mehed laiemas mõttes. Sest üksikuid Euroopasse minejaid on alati meil olnud, Baltassar Russovist alates ning Laikmaa ja Lippmaga lõpetades. Aga meie, mehed rahva hulgast, keskmised Eesti mehed, mis meist saab, kui me ülepeakaela ilma korraliku ettevalmistuseta Euroopasse läheme? Võis karta, et meid keskmisi heidetakse koos esimestega ja tapetakse koos viimastega. Ometi me tegime 2 aastat tagasi mehise otsuse. M-klubi ei hakanud võitlema suunaga, mis tundus olevat üldine. Mitte ainult Eesti ei lähe praegu Euroopasse, vaid ka Austria, Rootsi, Portugal, ka Inglismaa, isegi Saksamaa on teel Euroopasse. Me otsustasime, et me saame ka ise paremaks, et siis, sel magusal hetkel, mil Eesti avastab end Euroopast, meid enam miski ei üllataks, vaid me sulaksime eurooplaste halli massi valutult ja märkamatult. Saad veel juua? Alati. Süda nii pahaks, kui ma üle minuti seda Marquiid kuulen, et sul ei peaks minema. Sa oled harjunud sihukese asjaga sead ja sitt. Euroopa, kurat. See on kurat Euroopa, mul käed kleebivad söögilauas künanukideni. Pean ise toitu tegema.
juubelilauas, kurat. Mille võiks olla klubis korralik teenindus, keegi küpsetaks ja koristaks. Maksame, kurat. Las kraamib, kurat. Ma jäid, kurat. Ma olen kogu aeg rääkinud. Mina ei ole kuulnud. Ma olen mõelnud. Siin ei ole midagi mõelda, siin on vaja teha. Kuulge mehed, mida me teeme selle asjaga? Suur tark tuli välja. Tuled nüüd minu lihtsa loomakasvataja käest küsima. Kuule, selle markii jutt, see ajab iga mehe hulluks. Kuule, ma haarasin, pakkus välja, et kui võtaks ühe naise, kui sa kampa lööksid, siis... Okei. Loll, kurat, saad kõik sassi, ma mõtlesin palju laiemalt. Kurat, lähe sisse, ma räägin. Meil kõigepealt meenub markii, tema suur nõudlikkus ja esprit, eks see meid ju edasi vii. Peatuksingi nüüd lähemalt probleemidel, millega olen kokku puutunud just klubitöö praktilisel juhtimisel. Jaa, aga mis lehte me selle paneme? Igasse lehte, et tuleks ikka korralik kontingent, et oleks kust valida. No nii, teeme nii. Kirjutame, tütarlaps leiab tööd, kui on valmis abistama 7 meest. Ei, peaks panema ikka selgelt, mis tööd, muidu mõtlevad, et ei tea meil, mis. Nii mõtlevad, et ei tea, mis. Okei, aga paneme siis mitte 7 meest, aga kui on valmis abistama 7 eurooplast. Ei, siis ta mõtleb, et me olemegi mingid džentelmenid siin. Ei, no aga see vale. Oota, me peame nüüd äärustama, sa oleme 7 meest või 7 eurooplast. Läheks küsiks markii käest enne. Sul kurat, mitte sõna selle mõni. Olen jõudnud küsimuseni, mis nagu mulle tundub, on üks meie põhiprobleeme. Samas on selge, et tegemist on pseudoprobleemiga. Ühesõnaga naisküsimus. M-klubi ligi 2-aastase kogemuse põhjal ütleksin nii, me oleme õigel teel, vältinud naisi klubi töös, loobunud neist näilistest eelistest, mida andnuks naiste kasutamine klubi infrastruktuuris, oleme võinud keskenduda neile ülesannetele, mille täitmiseks me 100 nädala eest kokku saime. Ta ei ole kaugemale jõudnudki. Ta ei märganudki, et me ära käisime. Korda läks. Kes ütles, et täna külalisi ei tule? Aja on ümber viidatud, igasugune vastupanu on mõttetu.